enne Astangu õppisin Auru põhikoolis ja siis olin kodune 1 aasta ja siis tulin Astangule õppima KP-rühma. Abiga erialale jõudsin peale kohanemispuidu lõpetamist. Siis astusin, ehk siis tegin abikoka sisseastumiskatse. Ma sain sinna sisse ja hakkasin sügisest õppima. Abikoka erialal õppisin juurviljatöötlust, puuviljade puhastust, erinevat söökide valmistust, klienditeenindust ja teiste meeskonna aitamist klassis. Abikoka erialal on palju teooriatunde, mille raames tuleb iseseisvaid tööd palju teha ja Simaril on kodutööd alati põhjalikult ja läbimõeldud, ette valmistatud ja vormistatud. Praeguseni on läinud õppimine hästi, olen teinud ära ka abikoka eksami tase 3, edukad ka praktikad ja nüüd saan ka suvel tööle samasse kohta. Praktika kasutasin samu asju, mis ma Astangul õppisin ja palju asju ka juurde. Sellel aastal oli abikoka õpilastel võimalus kandideerida välispraktikale Saksamaale Erasmus Plus projektiga ja Simar täitis sooviavalduse, osutus valituks ja sooritas oma praktika Saksamaa. Saksamaa ettevõttes koolipoolsed juhendajad, söökla peakokad olid väga rahul meie õppijate praktilise sooritusega, eriti veel Simari omaga ka. Jagasid positiivset tagasisidet ja ütlesid, et kui te olete meie õppijad, siis me näeksime väga hea meelega teid meie köögis tööl. Simar sai ka Eesti ettevõttest oma hea sooritusega kutsetööle Pärnu tervisekeskusesse, kus ta töötas bufeeköögis abikokana. Astangu keskus on toetanud erinevate inimeste, psühholoogide, eripedagoogide tööpraktika leidmisel ja erinevad paberitega. Astangu keskuse õppimise ajal elasin ühiselamus. Mulle meeldis väga õpilaskodus, tegevusjuhendajad ja kaasõpilased olid abivalmis ja head. Simar on väga kohusetundlik ja väga sihikindel. Kui sügisel Simar kasutas õpilaskodu tegevusjuhendaja abi selleks, et osta kojusõidus bussipileteid, siis tegevuskava vestlusel leppisime kokku, et üheks tema eesmärgiks ongi see, et ta peab suutma ise need bussipiletid osta. Simar oli väga sihikindel ja kevadeks suutiski ta ise neid pileteid osta ilma tegevusjuhendaja abita. Tänu Astangu keskusele saan ma iseseisvalt elada toetatud elu elamises ja tutvuda erinevate inimestega, kes on samas olukorras. Simar on väga viisakas nii õpetajate kui oma kaaslaste suhtes ja samuti on ta hästi hooliv. Ja ma soovitaksin Astangu keskust kõigil, kes tahavad elus muutust või siis saada tööturul heaks, et õpiks mingit erialasi ja läheks edasi ja oleks sama tubli. Ja ma ütleksin aitäh kõigi Astangu töötajatele, õpetajatele ja rühmajuhendajale, kes viisid mind nii kaugele, et ma sain oma töö ja oma eraldi elamise. Aitäh teile! Simar on Astangul oldud aja jooksul muutunud palju julgemaks ja väga palju enesekindlamaks kindlasti. Tema areng on toimunud samm-sammult, aga eriti suure hüppe tegi ta välispraktikal olles, et peale seda kiirgab temast seda enesekindlust, julgust, enesega rahulolu. Et näiteks kui Simaril oli vaja hambaarstile aegkirja panna, siis ta ei julgenud seda ise teha iseseisvalt. Aga me rääkisime sellest ja siis Simarile sai selgeks, et ta peab hakkama iseseisvalt selliste asjadega tegelema ja kui ta lõpuks siis selle ära tegi, siis temast kiirgas sellist nagu
enesega rahulolu ja selline, ta oli nagu siiralt rõõmus ja ütles ka, et tegelikult see ei olnud ju üldse nii raske. Ja minu meelest see oligi see murdepunkt, kui Simarile sai selgeks, et tegelikult ta saab väga paljude asjadega ise hakkama. Et tal ei ole vaja, et keegi teine tema eest asju ajaks. Et jah, minu meelest oli see niisugune murdepunkt.